Tere taas Euroopa Parlamendist Brüsselist, rõõm kõiki tervitada, on juba lausa neljapäev, mis ta on, 13. oktoober 2022 ja on aeg võtta jälle siin kokku, et mis on toimunud Euroopa Parlamendis, ikka sellepärast, et teid teavitada ja te teaksite, millega tegelevad Eesti eurosaadikud, kes on siia 5 aastaks valitud. Loetavasti on olnud siiamaani info ülevaatlik, üritan olla ka sama ülevaatlik ja võimalikult kiire ja konkreetne ka täna. Igastahes, homme reede ja homme hommikul hakkan lendama tagasi Tallinnasse. Õnneks on reede hommikuti siit otse lend Air Balticuga, nii et päeval kell 12:30 peaksin olema Tallinnas, aga viimastel päevadel on toimunud üpriski palju ja ka päris palju olulist infot, eriti ka Eesti jaoks. Ma jõudsin siia esmaspäeva õhtul läbi Helsinki, aga juba selleks, et teisipäeval kohtuda siis esindajatega, kes tegelevad laste õiguste kaitsega. Nimelt üks väga tore proua Tartu laste tugikeskusest koos siis oma kolleegiga, kes oli Belgia noorem naisterahvas, palusid minuga kohtumist minu kontoris, et rääkida ühest Euroopa Komisjoni algatusest, mille eesmärgiks on piirata siis laste kujutamispornograafilistes teostes või piltidel või kõik sellise sisu piiramist siis sotsiaalmeediaplatvormidel või veebilehtedel, mis võiksid kuidagi kahjustada lapsi, kuidagi neid ära kasutada seksuaalselt ja siis sellise algatuse on teinud tänaseks siis Euroopa Komisjon, et seada suuremad piirangud siis veebilehtede haldajatele, sotsiaalmeedia siis haldajatele, näiteks nagu Facebook või Instagram või TikTok või kõik suhtlusrakendused nagu WhatsAppid ja Messengerid, et nad oleksid kohustatud siis kontrollima tõhusamalt ja eemaldama sisu, mis oleks kuidagi seotud laste ärakasutamisega. Ja nad tulid siis mulle seda tutvustama, seda Euroopa Komisjoni algatust, küsima minu arvamust, minu seisukohta, et mida saaksin mina selle heaks teha, et siis selline algatus võimalikult mõistlikul viisil vastu võetaks. Ja ma kuulasin need ära, see oli väga huvitav vestlus meil, ligi tund aega, vahetasime arvamusi ja samal ma ütlesin loomulikult see algatus kõik eesmärk on täiesti õige, ma toetan seda 100%. Samal ajal tuleb aga mõelda ka nende ohukohtade peale, et kui hakata head eesmärki saavutama, siis tuleb seda teha mõistlikult ja proportsionaalselt ja ilma vigadeta. Ehk siis ma lihtsalt mainisin, et alati on oht sellele, et kui me hakkame näiteks kuidagi kontrollima sügavamalt eraisikute vestlusi suhtlusrakendustes. No näiteks teie ka siin, kui kirjutate, ma ei tea, Messengeris või kuskil WhatsAppi sõnumites kellelegi tuttavale, siis kui me hakkame kontrollima sügavamalt seda sisu, et leida siis midagi, mis võiks olla lapspornograafia või kuidagi lapsi ära kasutava sisuga, ma ei tea, pildid või videod või mingid sõnumid, siis küsimus on alati privaatsused, et kui kaugele me saame selle kontrolliga minna, ilma et me tegelikult ei kahjustaks ülemääraselt inimeste õiguste privaatsetele vestlustele ja suhtlustele. Et seal on kuskile vaja leida mõistlik tasakaal, et me ei läheks nii-öelda hea eesmärgi nimel tegelikult valla päästma Pandora laegast, mis võib kaasa tuua hoopis palju hullemad tagajärjed. Et see on see alati oht, mis peitub Euroopa Komisjoni algatustes ja samal ajal tehniliselt on ka osa asju väga raske teostada, sest et fakt on see, et maailmas on mitu miljardit Facebooki kasutajat, aga samal ajal ikkagi sisu, mis on ilmselgelt nii-öelda kahjulik, see võetakse üpris kiiresti ka maha. Nii nagu võetakse maha ka sellist sisu, mis võib-olla ei ole kahjulik, aga on poliitiliselt ebakorrektne ja liigitub näiteks vihakõne alla. Et see on hoopis teistpidi probleem, kuhu me oleme täna jõudnud, sellise nii-öelda üleliigse poliitkorrektsusega, kus me kahjustame tegelikult juba ülemääraselt sõnavabadust ja õigust enese väljendusele. Aga iseenesest teema on oluline, jah, tuleb tegeleda laste kaitsega, siin pole küsimuski, aga et need vahendid peavad olema ikkagi mõistlikud, nii et me ei annaks nii-öelda suurele vennale liiga suurt õigust kontrollida seda, et mida ma oma naabrinaisele või naabrimehele kirjutan kuskil suhtlusrakenduses. Peale seda oli meil teisipäeval siis ka poliitgrupi üldkoosolek, kuna järgmine nädal on meil taas plenaaristungid Strasbourgis ja alati siis nädal enne plenaaristungite algust on meil siis poliitgrupi koosolek, et võtta läbi järgmise nädala planeeritav istungite kava, teemad, mis tulevad hääletustele, samamoodi vahetan informatsiooni, et mis on erinevate meie delegatsioonide algatused, mis on poliitiline olukord erinevates riikides. Näiteks meie Itaalia partnerid Lega erakonnast on minema siis valitsusse Itaalias, kuna seal olid hiljuti
25. septembril üldvalimised, kus toimus väga tugev parempööre ja sealhulgas siis meie partner, meie poliitgrupist Lega tegi piisavalt hea tulemuse, et olla valitsus läbirääkimiste laua taga ja minemaks valitsusse. Lisaks sellele, sel nädalal, siis eile kolmapäeval tuli mulle külla siia külalisgrupp taas, nii nagu paljud teavad ja paljud on ka käinud ise, on võimalik siis Euroopa Parlamendi liikmetel tuua siia külalisgruppe Euroopa Parlamendi raha eest. See eelarve on küll väga piiratud, nii et selle pearaha eest saab katta vähemalt siis inimeste lennupiletid edasi-tagasi, hotelli, öö ja ka heal juhul ühe õhtusöögi, aga et ma olen alati üritanud siis tuua erinevad külalisgruppe ka meie erakonna liikmete seast või ka nii-öelda muid organisatsioone, kes on minuga ühendust võtnud. Ja nüüd seekord oli järgi jõudnud kätte meie erakonna segakoorini, ehk EKRE-l on oma segakoor, kus siis üle 30 inimese tulid siia külla 2 päevaks Euroopa Parlamenti. Eile siis me tutvustasime seda parlamendi siin tööd ja olemust ja igapäevast tegevust. Õhtul oli meil ühine väga meeldiv õhtusöök. Ma tänan kõiki meie segakoori liikmeid, kes on võrratult head lauljad ja ma ütlen, et me võime kõik uhked olla erakonna liikmetena selle üle, et me oleme ainsa erakonnana suutnud koondada enda liikmeteks inimesi, kes on imelise lauluhäälega ja kes suudavad koopereeruda ilusaks segakooriks, mis teeb ainult rinna rõõmsaks ja meele uhkeks. Nii et väga tore oli seda külasgruppi siin võõrustada ja nad on nüüd siin täna neljapäeva õhtul on tagasi lendamas siis Tallinnasse. Mina tulen hommikul. Ja lõpetuseks, siis täna hommikul oli meil väliskomisjoni istungid, kus ma osalesin. Oli näiteks hääletus siis kandidaatide üle, kes kandideerivad Sahharovi auhinnale. Nimelt iga aastas Euroopa Parlament annab välja Sahharovi auhinna siis kas isikule või organisatsioonile või ühendusele, kes on seisnud siis demokraatia ja inimõiguste eest. Ja sellel aastal suure tõenäosusega on võitmas siis seda Sahharovi auhinda, millega kaasneb ka teatud rahaline preemia, on tõenäoliselt võitmas siis kollektiivselt Ukraina rahvas koos oma juhtide ja liidritega ja valitsusega, aga näiteks oli kandidaatideks ka Julian Assange, lisaks ka mingi opositsiooniliikumine Kolumbiast ja keegi veel. Aga jah, suure tõenäosusega on võitmas siis Ukraina rahvas seda Sahharovi auhinda. Ja seejärel olid meil siis hääletused erinevate raportite ja algatuste üle, näiteks olukorrast Liibüas, selle raporti kohaselt, millele kui mina lõpuks vastu hääletasin, sest see raport Liibüa poliitilise olukorra kohta absoluutselt ei käsitlenud väga suur probleemi immigratsiooniga seoses. Selles raportis hoopis kutsuti üles leidmaks legaalseid migratsiooni teid, et inimesed saaksid sealt tulla legaalselt Euroopasse, selle asemel, et toetada Liibüat illegaalse immigratsiooni sulgemisel ja rannavalvel. Lisaks sellele antakse mitte väga selgetel põhjustel iga aasta üle 30 miljoni euro siis toetust Liibüale, aga kui see pole selge, et kuhu see raha läheb ja mis eesmärgil, siis tekib alati küsimus raha mõistlikus kasutamises. Igastahes selle raportile hääletasin vastu. Lisaks oli eraldi siis raport meie väliskomisjoni juhi poolt koostatud, mis käsitleb Euroopa Liidu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. Seal ma pidin neutraalseks jääma, et ühest küljest oli mõistlik raport mõistlike ettepanekutega, aga täiesti vastuvõetamatu minu jaoks on kõik ideed ja mõtted sellest, kuidas me peame hakkama avama Euroopa Liidu aluslepinguid ehk nii-öelda Euroopa Liidu põhiseadust selleks, et siis koondada aina rohkem suuremat taas võimu välis- ja kaitsepoliitikas siia Brüsselisse, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi juurde, sest suurem võimu koondumine siia tähendab seda, et me võtame seda võimu liikmesriikide arvelt, sest et vastasel korral ei ole võimalik kuidagi ühtlustada otsustamisprotsessi või tõhustada otsustamise kiirust, ilma et sa vähendaksid jälle liikmesriikide suveräänsust. Ja sellele olen ma täiesti kategooriliselt vastu. Nii et oli selline raport hääletusel ja lisaks siis pärast komisjoni istungid oli mul ka kohtumine Eesti esindajatega Eesti saatkonnast seoses ühe väga toreda kavaga ja nüüd on see kõige olulisem teema ja kui teie hulgas on põllumehi või nii-öelda maal elavaid inimesi, kes seotud põllumajandusega või teil on tuttavaid, siis kindlasti andke see info neile edasi või saatke see video neile edasi või öelge neile, et nad külastaksid minu kodulehte jaakmadisson.ee, et nad saaksid infot otseallikast, sest et nüüd on tulnud välja Euroopa Komisjon imelise algatusega seoses siis selle Green Dealiga ehk suure rohepöördega, et vähendada Euroopa Liidus põllumajanduses kasutatavate pestitsiidide arvu ehk nii-öelda taimekaitsevahendite kogust.
ikka selleks, et päästa maailma ja planeeti. Selle eestvedaja, selle määruse eestvedaja on Frans Timmermans, kes on täiesti veendunud radikaalne utopist ja fanaatik, kellel ei lähe korda ei mingid faktid ega teadus, usaldage teadust, räägite meile 2 aastat seoses koroonaviirusega, vaktsiinidega, kui me räägime nüüd siin teadusest, et mis päästab maailma kliimat ja mis ei päästa, siis siin loomulikult teadus ei lähe korda mitte kellelegi, vaid tegemist on uue rohebolševismiga. Aga selle ettepaneku kohaselt peaksid siis kõik riigid Euroopa Liidus vähendama umbes 50% taimekaitsevahendite kasutamist, aga probleem on selles, et seal ei arvestata tänast olemasolevat olukorda, et kui palju täna tegelikult riigid kasutavad neid juba. Eesti kasutab umbes alla kilogrammi, umbes 750 grammi pestitsiite 1 hektari kohta. Samal ajal, kui Saksamaa kasutab üle 5 kilo, Holland üle 6 kilo, Prantsusmaa ka seal 6-7 kilo kanti. Ehk me täna juba Eesti põllumehed ja maaettevõtjad kasutavad ligi 10 korda vähem taimekaitsevahendeid hektari kohta, aga samal ajal öeldakse selle määruse kohta meile, et meie peaksime vähendama 53% nende kasutamist ja samal ajal peaksid vähendama ka sakslased umbes 50% võrra nende kasutamist. Aga see tekitab olukorra, kus Saksamaal saab ikkagi kasutada umbes 2,5–3 kilo taimekaitsevahendid hektari kohta, aga meie peaksime hakkama saama umbes 0,3 kiloga. Ja nüüd kujutage ette, mis juhtub Eesti toiduainetööstusega, mis juhtub toiduainete hindadega, mis juhtub maaettevõtjatega, kes enam ilmselgelt ei tule ots otsaga kokku. Nad ei tule enam täna kokku tänu 25% inflatsioonile, meeletule kütusehindadele ja valitsuse tegevusetusele. Ja kui me paneme nüüd selle määruse rakendamise päris ellu, siis see tähendab Eesti toiduainetööstuse ja Eesti maaettevõtjate katastroofi, välja suretamist ja ma ei kujuta ette, mis see lõplik tagajärg saab olema Eesti rahvale. Igastahes see on see määrus ja nüüd on isegi siis Eesti esindus siin saatkonnas sattunud suurema probleemi ette, et Saksamaa ja Prantsusmaa on läbi surumas asja, mis hävitab meie põllumajanduse ja meie ettevõtted maapiirkondades ja meie toiduainetööstuse. Õnneks sellele algatusele on piisavalt palju riike täna ka vastu, sealhulgas Ida-Euroopa koos Poola, Bulgaaria, Rumeeniaga, koos Soomega, tõenäoliselt ka Rootsi on sellele vastu, isegi Itaalia, kus toimus parempööre ja kus näiteks Eesti meedia hirmutas paremradikaalidega, kes tulevad võimule Itaalias. Itaalia on täna meiega selgelt ühes paadis, Ungari meiega ühes paadis, selle eest loomulikult Eesti meedia neid ei kiida, Delfi ei kiida, aga nagu ikka, me ei saa ju eeldada mingisugust kvaliteetset ajakirjandust Eesti meedia poolt, kui teemaks on tõsised teemad. Aga igastahes umbes 10 riiki on täna selle algatusele vastu, aga kahjuks on see nibin-nabin piiri peal, et Saksamaa, Prantsusmaa koos siis Lääne-Euroopa vasallidega võivad selle ikkagi läbi suruda. Ja igastahes järgmised kuud saab olema korralik töö selle nimel, et see algatus põhja lasta, kuid samal ajal ma kahjuks ikkagi näen jätkuvalt sellist nagu moonaka ja popsi mentaliteeti Eesti valitsuse poolt ja ka Eesti esindajate poolt tihti siin parlamendis, kuidas ei juleta panna kanda maha ja öelda, et me ei ole sellise algatusega mitte mingil juhul nõus, sest esiteks rohepööre kui selline on hullumeelne idiootsus ja juba sellise eesmärgi nimel mingite määruste läbisurumine on haige ja see on vastuvõetamatu. Ja lisaks sellele me ei ole nõus algatustega, mis Saksamaa ja Prantsusmaa huve täidab, aga meie riikide ja meie piirkonna huve ilmselgelt kahjustavad ja hävitavad meie toiduainetööstuse ja meie põllumajandusettevõtjate toimetuleku. Aga see on minu poolt kõik, läheb muidu pikaks jutt. Pühapäeval, 16. oktoober on toimumas kell 12 päeval suur massimeeleavaldus Vabaduse väljakul, mida korraldab ka meie poliitgrupp Identiteet ja demokraatia koos siis Konservatiivse Rahvaerakonnaga, kes kuulub sellesse poliitgruppi siin Euroopa Parlamendis läbi minu. Me seisame selgelt selle eest, et elektrihinda tuleb langetada kiiresti ja on täiesti absurdne olukord, kus me toodame ise oma rahvuslikust rikkusest, põlevkivist, mida ei ole okupeerinud Venemaa seoses Ukraina ründamisega, mida kontrollib riik, mis on riigiettevõte ja riigiettevõte tähendab, et ta on rahvaettevõte ja peab töötama eelkõige Eesti inimeste heaolu nimel, mitte selle nimel, et kunstlikult tekitada megakasumeid, mida maksta läbi dividendide riigieelarvesse, kus siis näpuotsaga oravad ja sotsid saavad meile paotada 20-euroste pensionitõusude kaudu. See on täiesti vastuvõetamatu ja lubamatu ja olukord, et mingi universaalteenus on täna 19 senti kilovatt-tund on vastuvõetamatu, sest meie tegelik oma toodangu hind elektril on umbes seal 4-5 sendi kanti. Ja olukord, kus see hind läheb kunstlikult üles tänu sellele, et me osaleme spekulatiivsel börsil ja maksame mingit CO2 kvooti, mis loodi ligi 20 aastat tagasi jällegi maailma ja kliima päästmiseks,
mis oli absurdsus ja kuskil kontoriruumis välja mõeldud mehhanism, et puhtalt raha välja pesta, see on vastuvõetamata meie jaoks. Ja see kõik on seotud rohepöördega, mis on ka üks meeleavalduse teema, et me ei ole nõus täiesti infantiilse, hullumeelse rohepöördega ja see tuleb lõpetada. Seega tulge kindlasti 16. tulge 16. oktoober kell 12 Vabaduse väljakule ja ütleme selgelt Eesti valitsusele, et me ei ole sellise poliitikaga nõus. Ja lisaks sellele on tulemas ka siis minu rahvakohtumise tuur, kus põhiteemaks on jällegi see rohepööre ehk rohebolševism, kuidas see hävitab Eesti julgeolekut, kuidas see kahjustab meie majandust ja meie inimeste toimetulekut ja need toimuvad siis 4 päeval oktoobri lõpus, 27–30 oktoober Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares. Ehk siis neljapäev, reede on Tallinnas, Tartus kell 6 õhtul ja laupäev ja pühapäeval on Pärnus ja Kuressaares kell 3 päeval. See videoreklaam selle kutsega on ringi liiklemas ka juba sotsiaalmeedias, see on YouTube'is üleval, minu kodulehel üleval ja tuleb ka 2-nädalane telekampaania, et teadvustada inimestele rahvakohtumiste tuuri olemasolu ja kus on ka olemas täpselt kohad ja kellaajad, kus need kohtumisaset leiavad. Nii et kui ajaga saate, tule kindlasti rahvakohtumistele ja kui on küsimusi, küsige seal küsimusi, kui oskan vastata, vastan, kui ei oska, siis ei vasta. Igastahes, ma soovin teile ilusat nädala lõppu, kohtume pühapäeval meeleavaldusel ja näeme seal isiklikult ja läbi veebi ja läbi interneti kohtume juba nädala pärast Strasbourgist, kui on käimas meie plenaaristungid.